härra ettekandja. Mind huvitab Eesti Pangas olev raha. Kelle raha see on? Kas ta on Eesti rahva raha või ta on Euroopa Liidu Keskpanga raha? Aitäh. Eesti Pangas olev raha kulub Eesti Pangale. Aitäh. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. Eelmine vastus oli muidugi väga ammendav ja väga selge. Me ei saanud aru, kellele see raha kuulub. Kas Eesti Panga raha on Eesti maksumaksja raha või Eesti Panga raha on Euroopa Keskpanga raha? Kes seda raha kamandab? Et see on eelmise küsimuse niisuguse mulje. Aga minu küsimus on hoopis milleski muus. Milleks on see reserv ette nähtud? Missugusi riske peab see reserv maandama? Aitäh. Esiteks küsimus uuesti nüüd sellest rahast. Et Eesti Pank on põhiseaduslik institutsioon ja Eesti Panka kapitali sissemakseid on teinud Eesti riigi maksumaksja. Kui te soovite laiendada, kas Eesti Pank kuulub rahvale, siis sellises folkloorist te võite seda tõesti teha. Nüüd reservide kasutamise kohta eeskätt kaetakse reservidest võimalikud Eesti Panga kahjumid. Et kui te küsite selle kohta, milleks on need loodud, siis kui Eesti Pank teenib aastas kahjumid, siis see kahjum kaetakse reservide arvelt. Tänan. Aitäh, härra asespiiker, hea ettekandja. Meil on sellest komisjonis juttu olnud ja tegelikult see eelmine küsimus juba juhatas sisse, et mis need kahjumi põhjused võiksid olla. Kui ma olen ka küsinud Eesti Panga esindajatelt, et siis see tegelik vastus on, et peamine kahjumi allikas võib olla see euroala kriis, konkreetsemalt Kreekaga seotud kohustused, mis tulevad meile läbi Euroopa Keskpanga osaluse. Äkki valgustaksite laiemalt avalikkust ja seda saali ka, mis need summad on, mis on meie mis see risk on meil? Kas me räägime 100 miljonist, 300 miljonist, mis nii-öelda musta stsenaariumi korral Eesti Pank peab kahjumisse kandma? Aitäh. Summasid konkreetselt Kreeka osas ja kui peaks kas Kreeka või mõne teise Euroliidu riigi suhtes kas rakendama pankrot või ei suuda nad oma võlakohustusi pikaajaliselt täita, siis nendest summadest me konkreetselt ei rääkinud ja ka sellest, kui palju siis on kas riigi eelarvest see osakaal, mida siis solidaarselt teised Euroopa Liidu riigid peaks katma või Eesti Pank katma, selle juurde ilmselt oleks mõistlik tulla tagasi siis, kui see olukord on käes. Hetkel on need ennatlikud puhtad spekulatsioonid. Tänan. Eesti Panga juht ütles, et me räägime 300 miljonist ja te olite ka seal komisjonis, peaksite ikkagi teadma ja mäletama. See on tõeline virtuoossus, millega te olete seda eelnõud siin tutvustanud, ilma et oleks sisuliselt poole sõnagagi rääkinud sellest, miks me peaksime seda koguma, seda reservi. Aga ma küsin hoopis muud asja. Euro langeb kogu aeg. See raha, mida me paneme fondi, väheneb üsna kiiresti. Et kas ei oleks mõttekam selle asemel, et hoida siin seda Kreeka jaoks seda raha ja korjata, kas ei oleks õigem teha meie ühiskonnas vajalikke kulutusi, mis iganes, lastetoetused, õpetajate palgad, kas või meie kaitse julgeoleku tarbeks selle raha kulutamine. Muidu ta lihtsalt sahtlis lihtsalt haihtub ära või läheb Kreekasse, nagu siin juttu oli. Aitäh. Me ei räägi siin hetkel Riigikogu otsusest, mis suunaks maksumaksja raha Eesti Panga reservkapitali. Kuna praegu on Riigikogu poolt kehtestatud Eesti Panga reservkapitaliks 100 miljonit eurot, see 100 miljonit eurot on täis saanud, ehk siis Eesti Pank formaalselt ei saa teha otsust kasumi jaotamise kohta ja suunata seda reservi. See on formaalne esimene põhjus, miks Eesti Pank pöördus Riigikogu poole, et reservkapitali suurendatakse, et ta saaks oma iga-aastasest kasumist, mis siin eelmisel aastal oli vist kas 17 miljonit eurot, 25% suunata reservkapitali.
Ma loodan, et see põhjendus on mõistetav, miks Eesti Pank on pöördunud Riigikogu poole ettepaneku kapitali suurendamiseks. Nüüd arutelu, kui palju suurendada reservkapitali, kui palju Eesti Pank ise, sest veel kord ma toonitan, me ei suuna Eesti maksumaksja raha Eesti Panga reservkapitali. Eesti Pank teenib kasumit, 25% suunab sellest reservkapitali. Iga aastaselt on nüüd jõutud sinnamaani, et 100 miljonit, mis on Riigikogu otsusega neile lubatud piir, täis. Jõuame 300 miljonini, eeldusel, et siis see otsus, mille rahanduskomisjon on lugupeetud rahvasaadikutele ette pannud, jõuame X aastal sinna, Riigikogu uuesti arutab, kuhu maani reservkapitali tuleks tõsta, et Eesti Pank saaks oma iga-aastasest kasumist seaduslikult juriidiliselt korrektselt suunata, mis iganes summas tol hetkel on, reservkapitali suurendamiseks. Tänan. Aitäh, härra asespiiker, lugupeetud kolleegid. Räägime ikkagi roosast elevandist ruumis. Me ei saa toetada lõputult puhvrite ja reservide suurendamist ja samal ajal me teame, ma olen ise küsinud Eesti Panga presidendilt ja ta on umbkaudselt vastanud, üteldes, et seda on küll väga raske hinnata, et kui Kreeka läheb kõht ülespidi, siis Eesti Pank saab matsu, mille hinnasilt on umbes 300–350 miljonit. Nii et kui me nüüd paneme siin sukasäärde järjest rohkem raha, siis me tegelikult teame, mille jaoks me reserve kogume. Ja see ongi selle asja mõte. Teine probleem on selles, et jah, mingi aeg tagasi pandi piiriks 100 miljonit, nüüd me paneme piiriks 300 miljonit, kui selle täis saame, siis mis me paneme? 500 miljonit, miljardi, kuhu me seda raha lõputult kogume? Ma arvan, et seda raha võiks siiski kasutada, me võiksime siiski mõelda selle peale, et see raha võiks tulla aktiivsesse kasutusse Eesti riigieelarvesse, mitte kuhugile kõrvale kogu aeg panna. Aitäh!